täisbuketil Nanyani rannas. Päike hakkab loojuma ja inimesed on rannast istunud restoranidesse. Siin on väga kubased välirestoranid, välikohvikud, välibaarid ja pihta hakkas üks suur söömine. Puudutame siis teemat, mis hõlmab tegelikult neid, kes siin söövad, kellel laual on õllepudelid ja kes elavad siis meie tavapärast ühiskonnaelu, seda elu, mida siis kõik elavad, mis on siis kuulutatud valeteaduse poolt selliseks tervislikuks ehk siis lubatud eluviisiks. Lähme natuke ajast tagasi, kui kõik on olnud noored, inimesed on leidnud omale kallima. Loodan, et siis noormehe neiu ja neiu noormehe elavad koos ja selleks, et elu poleks igav, kuuleme vene keelt jälle. Selleks on vaja muidugi elu teha lõbusaks ja nagu sealgi tehakse elu lõbusaks sageli siis õllepudeleid ja sööki nautides. Juuakse veini, šampust ja mida iganes kõike. Tehakse suitsu, elu läheb lõpuks. Kuul on peas, naudin kogu aeg silma ees ja niimoodi elatakse siis ütleme mingi tosin aastat. Siis olukord muutub, sest inimkeha ei kannata pikka lammutamist nagu mitte miski siin. Iga auto, iga ese, mis kooratakse läbi, mingi aja pärast hakkab lammutama niimoodi ka see tavapärane ühiskonna poolt pähe rajutud elu. Ja niimoodi see armastus, kus käis trull ja trall, oli lõbus kogu aeg, oli kogu aeg piduhoos, hakkab äkki hääbuma sellepärast, et ma loodan, et siin tuuleb kuhul kaamerasse, et ühest või kahest paarikese poolest, äkki mõlemast, saab äkki moosekant. Saab öine moosekant, kes hakkab öösiti siis laulma, kuid mitte väga meeldival viisil, ehk siis hakkab norskama. Muidugi siinkohal püütakse kõigepealt kuid mida enam aeg edasi läheb, seda sügavamaks norskamine. Ilmselt varsti ka mõlemal, sest on kindlaks tehtud, et pooled mehed, kes on üle 30, mitte pooled, vaid iga kolmas mees vanuses 30 pluss ja iga teine naine vanuses 50 pluss hakkab norskama. Ehk siis kuutige ette sellist orkestrit, kus korda mööda siis norskavad mees, naine, koos sellist nagu pisisümfooniat, öine duett siis. Igal juhul see kõik on nagu paratamatus, aga siiski. Ja mida siis teha selleks, et inimene ei norskaks? Et saaks magada ise ja saaks magada kogu perekond ja kaaslane, kes samas magab kõrval või külje all. Selleks on vaja muidugi midagi ette võtta, niisama istuda, käed rõppe panna ja oodata, et midagi üle läheb ja juhtub. Võtta siis arsti käest nõuandeid ja ja teha siis omale mingi ninaklamber, mis pannakse siis kuskile energeetilistesse punktidesse midagi mõjutama, vasta mingeid piusteid, mingid kemikaale piustada kuskil, mis siis mõjutavad midagi, laiendavad midagi või suruvad midagi kokku seal. Täitsa mõistetamatu butafooria. Ja on igasugused apoe või mis asi see oli, mingid maskid, mis siis aitavad inimesele öösel ellu jääda, hing kinni jääks. On lõuasidemed, tõmmatakse ümber lõua ja pannakse siis lõug kinni, et ripuks lahti ja lõug kinni ja siis on kuidagi moodi lihased rohkem nagu koos ja purgava on suurem. Et tehakse igast tiim asju ja muidugi mandlioperatsioon jällegi nagu kordan ma kõige lollim asi, lasta mandlid ära lõigata või siis minna lõikusele
lõigata oma kurgulaigu keeleke, kurgulae keeleke, siis tegelikult see on jälle tagajärje lappimine, lõkerdamine, soperdamine, et ikkagi, kus on norskamise põhjus. Ja ma võin teile öelda, et kõik need, mida ma praegu loetlesin, on asjaolud, mis on väga mugavad, kus ise ei pea mitte midagi tegema, lihtsalt istuda ja oodata, et arst pakuks õige lahenduse ja siis loota, et midagi iseenesest muutub kurgus sulaes. Et kogu ära mürgi ummistus, kogu ära lima, et lihased ise muutuvad tugevaks, läheb toonusesse. Saad ise küll aru, et see kõik on ju ebaloogiline, see asja ei saa juhtuda. Seepärast on siis minu soovitus. Esiteks, loobuge mürgimööga sissesöömisest. Ma ei asi kordumast. Kõik see, mida süüakse, on mürgine mööga. See ummistab inimese rakuvahelist vedelikku. See läheb lihastesse. Lihased kaotavad oma jõudlust igal pool. Ja mida rohkem on mürke lihastest, seda vähem on lihast toonusest, seda rohkem on lihas umbest, seda raskem ta on ja seda raskem on teda juhtida ja seda raskem on ka tema kaal. Kui nüüd võtame siis teise põhjuse, kui kurgumandlid on täis, järelikult on vaja lümfi puhastada. Lümfi puhastuse kohta ma tegin eelmise video, võite vaadata, eesti keeles siis eelmise salvestuse ja vaadake seda, et puhastage lümfi pidevalt, mitte korra elus, nagu pulmad on, mõned labellud korra elus ja kõik. Aga lümfi peab puhastama pidevalt, nagu duši all peab käima, nagu lambaid pesema. Siis on asi, mida veel vaja teha, on vaja oma lihased siis mürgidest puhtaks saanuna panna uuesti toonusesse. Ehk siis kõik, mida inimene ei treeni, hakkab taand arenema. Kordan jälle, kui kellelgi pakse kips, siis mis juhtub selle jäsemega, kui kips pandi, see taand areneb 1 nädalaga. Kui kips maha võetakse 1 nädalaga, siis on jäse, näiteks reis, minul on see olnud niimoodi, läinud peaaegu poole peenemaks 1 nädalaga. Keha hakkab lammutama ise oma jäsed, neid lihaseid, mis ei liigu, sest keha vaatab, et nemad ei liigu, sinna pole vaja ilmselt toitaineid ja hakkab kokkuhoidlikult sealt kõik lahti pakkima, ära viima. Kui inimene ei treeni oma kurku, eks on lastud lihased ära kallerduda, lihas ei jaksa enam püsida õiges olekus ja inimene ei treeni ka teda, ei anna talle siis toonust, ei anna talle koormust, siis lihas hakkab välja venima nagu hundvõhud inimestel ja kurgulae keelek hakkab kukkuma just sinna suuõõne kaudu mineva õhupuu ette. Ja jällegi küsime, miks lapsed ei norska, aga meenutage oma lapsepõlve ja vaadake kõrvalt lapsed ju ei ole vait üldse. Nad jooksevad, karjuvad, kilkavad ja seda rohkem nad teevad häält, seda rohkem nad treenivad oma kõiki keele ja suu ja kõiki lihased, mis on seotud siis selle lõualuu liigutamisega. Laste lihased on toonuses, nad on veel ummistamata mürkainetest, alkoholist, alumiiniumist, margariinist. Nii et siis, mida teha? Kes on arukad, kellel on taibud lahtised aru, selleks, et mitte norsata, on vaja muuta oma eluviise, muuta toitumist, saada seestpidiselt puhtaks ja tegeleda siis oma arenguga, hoida oma lihaseid toonuses. Ja muideks, kui te kaasa ei viitsi tegeleda endaga, ei viitsi ennast kasida seestpoolt, ei viitsi püsida vormis, siis soovitan võib-olla öisorkestri asemel leida mõni mees, naine, kes siis on enda eest hoolt kanda, pole nii laisk, suudab ennast sellest norskamis laiskusest, kasimatusest välja arendada, välja puhastada ja hakata elama siis loomulik elu. Mina
näiteks norskasin kunagi ka, mitte palju, aga mulle on öeldud, et ma vahest norskasin. Ja vahest ma tundsin ise ka öösel, kuulsin lörina, et ärkasin ülesse. Siis nagu muutsin lõbu asendit ja vahest jätsin külje peale ja noskame järgi. Ja pärast seda, kui mina läksin toortoidu peale, loobusin limasest söögist ja hakkasin mõtlema, mida ma suhu panen, kartulist ja just teraviljadest. Ka kuumtöödeldud söögist, siis minu norskamine lakkas ja ma ei pannud tähele, millal see lakkas, aga ma mäletan, et ma ei ole enam pikka aega öösel tabanud ennast norskamast ja mulle pole enam ka öeldud, et ma oleksin norsanud. Nii et kordan jällegi, see särk ei ole mul mitte seljas ilmaaegu. Ma räägin kogu aeg, kui tahate terveks saada, tahate vabaneda kõikidest hädadest, siis on olemas selles labürindis, kus inimesed ekslevad erinevate arstide, posijate, teadjate, taimetoitlaste, toortoitlaste ja kõigi teiste poolt nõuadet saades ekslevad ühest nurgast teist kolmandasse, leidmata labürindist väljapääseda, siis ma kordan, labürindist on ainult üks väljapääs. Vee joomine, pidev keha puhastamine ja mahetaimne toortoit. Lahus toitumine, limased söögid välja jätta ja meie ebaloomulik söök asendub loomuliku toiduga ehk limavaba toiduga ja tekivad õiged seedevisikud, kõik hakkavad talitsema korralikult ja inimene lakkab ka norskamast ja lakkavad ka muud hädad, mida meditsiin paraku ka ravida ei oska. Et inimesed, loodan, et arukad saad aru, arutud aga jätkavad vanaviisi ja ostavad igasugused vidinaid, jodinaid ja nodinaid, kulutavad raha, kannavad neid kogu aeg kaasas kohvris, aga tolku mitte mingisugust ei saavutagi. Need harjutused siis, mis aitavad lõua ja keele kurgulae lihaseid treenida, on siis olemas. Ma paljundan need siis siia juurde, et need on siis siin, vaadake neid. Как укрепить, соответственно, все эти мышцы и, соответственно, в том числе поработать с носом. Что надо делать? Первое, это ты вот берешь, вот здесь у нас вот сходятся суставы. Вот если резко это делать, неправильно делать, то можно сдвинуть даже сустав челюстной. Вот нижняя челюсть у нас подвижная. Да, даже есть такой прикол, да, когда говорят, попробуй подвигай верхнюю челюсть, и некоторые реально пытаются. Вот где челюсти сходятся, берешь в этом месте, нажимаешь, сдавливаешь, чтобы челюсть не двигалась, и 15 раз в одну сторону, ну, то есть в горизонтали, и 15 раз вперед. То есть выдвигаешь челюсть. Потом 15 раз начинаешь челюстью двигать вот так и вот так. То есть не спеша, медленно, без резких движений. Если чувствуешь, что мышцы переутомились, прекращаешь, приступаешь к следующему, переходишь к упражнению. То есть перегружать их тоже не надо, чтобы спазмировались. После этого тренировка как раз, ну то есть это вот челюстная тренировка, чтобы вот в этой зоне нормально у тебя мышцы стали хорошие, укрепились. Далее, соответственно, уже внутри горла. Это вот 25 раз высовывание языка. Потом, это вот, по-моему, рыбка называют чаще всего упражнений. Когда ты берешь, выпрямляешь вот так вот и 25 раз, то есть тянешь вот эти все мышцы. Ну, больше центровая мышца здесь работает. Потом я делаю, например, еще раз 25 раз. Язык высовываю, то есть чтобы вот здесь как раз все было. И потом уже эту рыбку делаю по 3 направлениям. Вперед, в бок и в бок, чтобы боковые еще мышцы прокачивались. Потому что когда ты рыбку делаешь вот эту только вперед, у тебя вот эта зона работает. А надо еще, чтобы боковые мышцы прокачались. То есть 3 раза вперед, 3 раза сюда, 3 раза сюда. И вот таким вот образом пройдись хотя бы 5 подходиков, чтобы мышцы шеи, вот эта вся передняя зона, вот где у нас второй подбородок, да, чтобы вот эти мышцы, они укрепились. То есть мы прорабатываем вот всю вот эту внешнюю часть, плюс за счет вытягивания языка внутреннюю. Далее, после этого, на расслабление этих мышц челюсти, это вот такое жужжание, так, чтобы челюсть вибрировала. То есть закрытые зубы, ну, то есть полностью закрытый рот, то есть так, чтобы челюсти сжаты, и они вибрировали. Потом, когда говоришь звук «а», когда вот вибрация происходит в самом горле. То есть вибрация, она расслабляет все эти мышцы,
мышцы вот в области челюсти за счет вибрации с сомкнутыми зубами. И внутри расслабляет. Далее, соответственно, я перехожу уже после этого к носу. То есть надо, чтобы нормально здесь были тоже мышцы, работали, кровь хорошо приходила. Берешь и не спеша разминаешь сначала нос вот, круговыми движениями. Потом после этого опять с вибрацией выдыхаешь и с вибрацией. То есть такое некое жужжание происходит, то есть хотя бы секунд 20. Вот эта вибрация, она усиливает кровообмен, кровоток, чтобы хорошо протекала сюда кровь к мышцам. Далее после этого тоже выдыхаешь и постукиваешь по всему носу, то есть и верхнюю часть, вот где у нас и мягкая часть. Твердая часть, мягкая часть. И выдыхаешь в этот момент. Ну, то есть секунд 20-30. То есть секунд 20-30. Такое жужжание. Секунд 20-30, вот как раз когда выдыхаешь. И потом вдохи, то есть затыкаешь одну носопырку и выдыхаешь вот так вот с вибрацией. Вот все время, чтобы вибрация была. Потом и то же самое, секунд 20-30, хотя бы, чтобы на каждую ноздрю у тебя пришлось. То есть вот эти вибрации усиливают кровоток, укрепляют мышцы. Плюс ты еще постукивание тут делаешь, да, то есть все это разминаешь, двигаешь, чтобы тоже кровь улучшалась. При этом, опять-таки, если у тебя там какой-то насморк, да, или склонность к таким гайморитам, то не удивляйся, если у тебя вот в момент, когда ты будешь делать вибрацию, плюс вот так вот разминать, у тебя может сопли начать выходить. И это нормально, это нормальная ситуация. Вот. И за счет вот этих простейших упражнений, то есть если ты каждый день по чуть-чуть будешь делать, без экстрима, без перегрузок, они тогда восстанавливают, улучшают. То есть, во-первых, улучшается что-то это, все мышцы, вот стеночки, которые у нас в области носа, гайморовой пазухи, плюс внутри это вот вытягивание языка, плюс вот, когда там, ну погромче надо, вот, плюс когда ты вот делаешь всякую рыбку, то у тебя крепляются вот стенки шеи, то есть вот мышцы впереди и боковые, соответственно, плюс ты работаешь на мышцы челюсти. Вот. И за счет этого у тебя там большое просто у нас количество этих мышц, они мелкие, казалось бы, несущественные, но на деле, если они дряхлеют, слабеют, они ухудшают нам как раз вот проточность этого воздуха, когда мы спим. И из-за этого у нас образуется храп либо носовой, либо горловой. Ja nagu näite, on kõik võimalik, nii et võite hakata treenima. Ja uskuge mind, et kõik, mis on treenitud, see tegelikult muutub, nii et me oleme treenitavad. Ja uskuge mind, et kõik, mida te treenite, see kõik hakkab uuesti arenema, sealt hakkab rohkem välja minema jääkaineid, kui te ka vett joote. Tegelikult on võimalik treenida ennast väga heasse vormi kõikides lihaste rühmades. Nii et head treenimist, proovige oma treenimisharjutustega saada oma norskamislihased siis trimmi ja sealt lihaste tööga, tegutsemisega välja ka rohkem mürkaineid ja lima. Muideks ma meenutan aega, kus mul külmas just reialihased tummistasid. Minu jalad olid nii kanged, et ma ei saanud teha nii pikki samme trepist üles minnes, kui ma tahtsin. Sellepärast, et lihas lihtsalt oli mürke täis, mürgid olid kallerdunud külmaga. Nii et tegelikult, kui kallerduvad reialihased külmaga, siis tegelikult ju tummistuvad või kallerduvad lihased igal poole ja kui kurgulihas on ka mürkidest kuidagi moodi ära tummistatud, siis ta ongi lodevaks vajunud. Ma loodan, et norskamisega on siis asi selge, et kõik need, kes panustavad tehnokraatlikule abile, ostavad igast vidinaid, nodinaid ja muid asju, need on kaotajad. Need jäävadki norskama. Üha enam hakkavad öösiti lämbuma ja vajavad üha rohkem tehnikat, atribuutikat, arstiabi. Hakkavad üha rohkem käima pinda oma voodikaaslastele. Ja need, kes tahavad lahti saada norskamisest päriselt, need siis teavad, mida teha. Ja mina soovitan kõigil, kes ei taha jääda kätte oma kallimatele, et kunagine kallim, kes teid armastas, ei peaks hakkama teid pärast kasima. Teie
eest hoolt kandma, teie pamperssi vahetama, siis on aeg võtta käsile oma tervis praegu ja miks mitte alustada seda norskamise kõrvaldamisest, sest ma räägin teile enda kogemust, oli ka pisike probleem sellega, mitte probleem, aga esines vahel harva, nagu ma nüüd rääkisin juba, aga mida pole, seda enam ei ole. Nii et kõik on tegelikult kinni selles, mida ma rääkisin ja nüüd on teie oma teha. Kas usute mind või usute neid tohtreid, arste, teadlasi, neid uhuutajaid, kes nimetavad ennast ametlikuks teaduseks, kes tegelikult ise ei suuda oma norskamisest lahti saada, rääkimata muudest haigustest, mida nad väga palju paevad. Nii et minu jutt polnud kõigile, minu jutt oli arukatele inimestele, nendele, kel tajud on avatud, kel mõistus on selge. Inimesed, võtke end käsile ja muutuge, saage terveks, tugevaks ja saage päris inimeseks, loomulikuks inimeseks.